tere, armsad kaljukitsed, see on lugemine teile ja tänane kaardi ladumine on inspireeritud mul 29. märtsil algavast või sellel päeval olevast osalisest päikesevarjutusest. Aga igasugused varjutused, kuuvarjutused kaasa arvatud, on hästi olulised sellised punktid meie selle eluteel, mitte võib-olla, et täiesti sellel päeval midagi muutub, aga see võib muutuda juba natukene enne, võib midagi toimuda 3 kuu jooksul, pärast, võib-olla poole või isegi aasta jooksul hakkab mingi asi muutuma. Mingi sündmus, millega sa pead nagu kogu selle aja jooksul tegelema. Lisaks on veel suur planeet Neptuun, mis on 14 aastat olnud kalade märgis, läheb nüüd jääramärki. Ta käib natuke sikka-sakka edasi-tagasi veel, aga üldiselt need energiat muutuvad, et kui me mõtleme kalade sellise unistavale loomusele ja võrdleme siis jääratulist loomust, siis need energiad on tõesti erinevad. Ja sest Neptuun on kalade enda juhtplaneet, ehk ta läheb mugavustsoonist nüüd välja. Lisaks on ka noorkuu kohe-kohe kätte jõudmas, nii et neid energiaid on hästi palju. Ja siin ma vaatan, tahaks ütelda kaljukitsele, et kallis kaljukits, kas sa tõesti ei usu iseendasse või? Kas sa tõesti ei usu, et sinust on väga suur abi igas mõttes, nii vaimses, füüsilises mõttes on igatpidi, oled nagu teretulnud, oodatud. Mõnele sa oled nagu mingisugune, ma ei tea, jumalus on nagu liiga suur ütelda, aga nagu päästeingel. Et ma ei tea, mida sina, kes sa kuulad, et mida sa teed või tegemata jätad, et sa oled hästi praegu nagu tõesti nagu see soojendav päike, mida oodatakse. Ja millegipärast sa oled natukene nagu sulgunud endasse. Kas ma ikka olen nagu väärt ja võib-olla sa ei saa väärilist tasu ka selle eest, mida sa teed. Võib-olla tõesti on see, et kõik kuldaksid sind üle, aga neil ei ole võimalust. Aga nad peavad sind väga oluliseks, väga kalliks. See on see esimene sõnum, mis see päike siin tuleb sulle välja ütlema. Ja muideks, tähendab, siia kõrvale ma võtsin ka siis kuu oraaklikaardid. See keskmine on siis kuu jumalanna. Ja see on must jumalanna, mis ongi taassünni jumalanna, nad on sellised natukene karmimad. Ja selle võtmelause on haara ohjad. Vaata, siin ongi see, et sind oodatakse, sind tahetakse, et sa midagi teeksid ja võib-olla on see, et sa võid nagu piire teha, et täna tulen, homme ei tule. Sellepärast sa vaatad, et sulle võib-olla tundub, et sind kasutatakse ära, aga sa oled ise seda lubanud, sest sul on hästi palju anda. Ja siin võibki olla see, et sa oled sa annad nagu teistele elu lausa. Võib-olla on ka keegi, et tõesti sellel ajal te praegu just, kui te vaatate, et te oletegi ja ootate last, et eluandja olete. Sellepärast, et te on väga-väga nagu vajalik ja Lilith sümboliseerib ikkagi väga sellist nagu tarkust ja traditsiooni ja muutust. See on elu ja elupuu. Me ei hakka siin rääkima mingisugusest pattu langemisest, sellest ma üldse nagu aru ei saa, mis selle all nagu mõeldakse. Aga siin on nagu täiesti igasugune areng on nagu teretulnud. Kuigi Lilith ise, jah, legendides on väga vastuoluline, põimitud igasuguste legendide ja asjadega. Aga mina näen, et
Lilith on see, kes ütleb, et me oleme kõik võrdväärsed, mida iganes me teeme. Siin Lilith ka tegutses otsustavalt ja ka sinul ütleb see Lilith, et sinul on vaja otsustavalt tegutseda, kui sulle tundub, et on ebavõrdne olukord, siis võid vastu astuda täiesti julgelt. Usu, sind aktsepteeritakse, kui sa ütled mingisugusele asjale ei või jaa või võib-olla või mis iganes. Sinu sõnu kuulatakse, arvestatakse sinuga. Isegi kui keegi nagu mõtleb midagi halvasti, siis ära pane tähele sellist asja. Sina pead ise jõudma rahuloluni. Sina ise. Teised võivad ükskõik kukerpalle teha, aga see sisemine rahulolu oma tööst ja tegemistest ja mõtetest peab sinul iseenda seest tulema, sellepärast et siis sa tunned, et sa pingutad õige asja nimel, kui see sinu seest tuleb. Nii et siin ka see Lilith ütleb, et noh, vanast pahnast ongi hea vabaneda, üks asi, lase lahti, kui sa tõesti tunned, et see üks või teine inimene või olukord ei lase sul edasi liikuda. Ja Skorpioni märk annab selle, et vee puhastav loomus annab jõu igasuguseid asju ületada. Vaata, päike ja vesi on siin, kusjuures tuli on ka veel mängus siin, et kui sul on vaja ennast puhastada, ma ei tea, joo vett, käi duši all, mine ujuma, mine basseini. Nii et ja ma võin ütelda, et kuna tuli välja Skorpion, siis võib olla just novembrikuu mingi oluline kuu, kui sa mingisuguse, ma ei tea, otsuse teed või on siis kõik asjad nagu lahenenud. Aga viimane kaart, rüütlikaart, mis on siis kuumajade kaart, on ka selline, see on nagu perekonnakaart. Ja siin mulle tundubki, et noh, võib-olla ongi see, et kui ma nagu enne ütlesin, et võib-olla sul sünnibki laps ja teil tekibki perekond, kuigi ka ühe inimesega on ka perekond, ühe inimese perekond, aga see tähendabki seda siin, näiteks seda perekond, siin ongi lapsed, siin on peal, siin on iseenda armastus laste vastu, ka võõraste laste vastu, ehk nagu inimkonna vastu, nagu enne oli, et väga paljud on inimesed, kes hoolivad sinust. Et noh, sa peaksid nagu seda ära kasutama, siin on Kuu ja Pluto. Kuu, mis ongi meie perekond, aga Pluto on tohutu vägi, kaastundlikkus, heatahtlik, aga ka muutus, suur muutus. Nii et kaks planeeti, kaitse ja hoolivus pluss siis muutus. Ja siin on vähjamärgid ka välja tulnud, näitab, et ongi vaja võib-olla siis last kaitsta, kui ta on sündinud, ju loogiline, et me peame kaitsma, aga võib-olla me peame ikkagi seda ümbrust kaitsma, kes meie ümber on, need inimesed, sa oled nagu loodud selleks, et neid kaitsta, sest sa hoolid inimestest ja sa oled neile nagu niisugune südamelähedane, aga tea, et see on kangelastegude maja. Nii et kui sul on vaja teha kangelastegusid, võib-olla see sõna ise on kuidagi nagu ülevoolav, siis kuula inimesi ja aita neid omadel tingimustel. Aitäh sulle!